Tõmba teemi suurusele, seto korge kaasavara, hõbeplekist kujundami, hingehoidjast tarvilitsast, selle altiks sõna saava, muistse põlveperanduse. Seto traditsiooniliste ehete juurde kuuluvad ka erinevad ripatsid. Ja muidugi oli neid rikkalikult neid. Ja kõige klassikaliselt oli nöps, ehk siis silmadega niisugune helmes, et teda kutsutakse ka puugnitsaks. Ja siin ma saangi näidata, kuidas seda siis vanasti tehti. Ja teiseks, mis nad kuulusid juurde, paljud nagu sinna ripatsite juurde, olid siis südamed. Et seda ma täna ei näita, aga selle jaoks on siis metallvormid, et sa paned plekki siia vahele ja teise poole siia vastu ja siis sa lööd selle kuju talle ja siis tulevad ülejäänud tööprotsessid. Nöpsil on põhimõtteliselt sama. Kõigepealt, et alustada nöpsi tegemist. Et nöpsi teha, et siis tuleb teha ümmargused litrid, et seda saab ka muidugi saagida, aga mina kasutan siis litrilööjat. Ja sätin siia siis pleki ribasi ja litrilööja sisse. Paneme tugevalt kinni. Ja nüüd teeme nii. Ja nüüd on meil liter käes, et seda nüüd kumeraks teha. Me ikkagist korra lõõmutame, sest muidu ta ei anna vormida, et oleks ikkagi pehme. Lõõmutamine teeb siis metalli või hõbeda pehmeks. Selliseks roosakaks võib täitsa lasta. Teeme talle kiirjahutust. Kastame külma ette. Selleks võtame siis hanke alasi kumerustega ja hakkame kõige suuremast siis pihta. Teeme sellest ümmargusest litrist, hakkame nagu kaussi tegema. Ja nii käime siis kõik need suurused läbi, kuni saame soovitud kuju. Ta siin kalestub päris kiiresti, ehk siis muutub metall jäigaks, et ta jälle varemini vormuks, siis peab jälle vahepeal kindlasti lõõmutama. Ma arvan, et see ongi viimane etapp. Korraks lõõmutame. On juba saanud sellise kena kausi kujukese. Aga meil on veel väiksemaks vaja teha. Kuna materjal on suhteliselt õhukene, siis ta väga palju kuuma ei tahagi. Jahutame jälle vees. Kuivatan vee ära, enne kui ma alasi peale. Tööpõld sobiks paheb selleks väga hästi, kui ei ole muud rätikut käepärast. Ja jätkame järgmise suurusega. Mida lähemale õigele suurusele, siis ta rohkem peab nagu ühe koha peal vaeva nägema. Nii, et see alasi ei tekitaks siia metalljutte, siis hakkad vaikselt teda meelitama kitsamaks.
nii, vaatame, kas saame ta nüüd sirgelt ka löödud, et ilusti põhja puutuks. Nii. Kui vaja, siis võib alati vahepeal materjali lõõmutada. Et mulle tundub, et me oleme saanud ilusa sükse hõbekerakese, helmekese. Ta veel helmes ei ole, sest ei ole kokku jõudetud. Aga kuna siin vahel on süksed ebaühtlused, siis tuleb ta nüüd siledaks lihvida, enne kui hakata jootma. Selleks sobib väga hästi viivaber. Toredad hääled ja muusikat saadavad. Nii. Vaatame. Siin on nüüd serv ilusti ühtlane ja et ta paremini jootmine õnnestuks, siis me tõmbame šaabliga siia sükse faasi sisse, et näeme, et pind hakkab läikima, et siis see joodis jookseb ka sinna paremini ja siis 2 poolkera sükene ühinemine on parem ja tugevam. Mis et see joodis läheb siis siin ilusti sinna faasi sisse ja nii teeme mõlema poolkeraga. Ja nüüd, et saada need kokku joota, siis peame puurima keskele mõlemale poole augud, mis tulevad siis pärast selle helme ripatsi aasauk ja siis kivist. Teisele poole tuleb siis kivi kastik joota. Et selleks, et siis 2 seda poolkera kokku joota, siis teeme mõlemad pooled jootevedelikuga kokku. Ja lõikame talle peale siuksed joodise ribad. Kui muidu kasutasin väikseid tükke, siis siin on joodist rohkem vaja ja lõikame siuksed sentimeetrised umbes. Samamoodi teeme jootevedeliga kokku. Asetame pintsettidega ja serva peale seisma. Loodetavasti tuleb ilusti. On jälle koht, kus alati massamist on rohkem. Ja asetame teise siia peale, nii et joodise tükid jäävad siia vahele ilusasti, et nad ära ei kukuks. Vaatame, et ta istuks ideaalselt, et oleks vähem maha viilimist. Ja hakkame vaikselt talle siis ringed liigutusi tegema, et ühtlaselt neid mõlemaid poolkerasid siis soojaks tegema, et siis see joodis läheb ka siis paremini sulama meil. Nüüd on meil siis happest tulnud ja ära joodetud siis helmes, millele hakkame siis tegema silmasid. Et selleks tuleb siis puurida augud, siis 4 külge, tippudes on meil juba olemas, et teen märgised peale. See on nüüd natukene suurem nöps tuleb kui see, et see on niisugune väga traditsiooniline suurus sellele, et see nüüd ongi paar millimeetrit on vahe, aga mõnedele meeldivad ka kindlasti suuremad nöpsid.
augud sees. Teeme vahepeal silmakastikud, siis saab silmakastikutele ka joodisera panna. Ja siis hakkan siia neid avasid suuremaks freesima, et see silmakastik ilusti auku istuks. Et nöpsile teha siis silmad, on vaja ruudukujulisi niisuguseid litreid, et sellest ruudukujulised tulevad siis need silmale või selle kivile need kastiku nurgad surume pärast peale, kui me ta kausiks lööme. Ja neid on meil kokku vaja 5 tükki. Ja siis ma arvan... Nii. Ja sama anke sees siis teeme nad kumeraks, nii nagu krõllgi valmis. Kuni siis saame soovitud kivi suuruse. Nüüd peaks olema 6 mm kivikastikud valmis. Neile joodetakse joodisitükid külge, et pärast sinna avasse paremini kinni sulaks, kinni joodetud saaks. Puuritud avad tuleb nüüd metallfreesidega siis suuremaks teha, et selleks on hea kuulfrees ja siis pärast erinevate nende freesidega, mille nimetus on praegu üdi. Et nendega siis saame paraja suuruseni siis välja tulla siit, mida väiksemast järjest suuremaks siis, et oleks paras, täpselt see paras. Nüüd hakkame siis kivikastikule tegema suuremat avad, ilusti istuks sügavale pessa. Tuleb nüüd käia praktiliselt terve palett läbi, et jõuda soovitud tulemuseni. Kui tuleb 6 mm kivi, siis ava ise on ka 6 mm. Vahepeal katsetame, kuidas ta istub. Vaatame, kui kõrgele jääb kivikastik. Ta on natuke veel liiga kõrge. Teeme ühe astme veel. Viimast astet ei taha väga, ei tohi läbi suruda, sest kui me teeme nüüd poole peale siin, siis ta jääb ilusti siuke faas, kuhu siis kivikastiku see joodis, see pind on nagu laiem. Istub siis tugevalt ilusti kinni siia. Toetuspind on tal olemas. Ja see on siuke hea sügavus, nii nagu ka vanasti, et iskene millimeeter kuni 1,5 jääb siis servast nagu välja paisma, et siis saab veel kivi ilusti kinni istutada. Nii, järgmiseks etapiks paneme sellele kivikastikule natuke joodist. Sest me ei hakka sellele nöpsile panema, vaid paneme kivikastikule ja siis kuumutades, siis ta jääb ilusti nöpsi külge ka. Ja seda teeme selle kõva joodisega, sest meil tuleb veel joota talle see riputusaast külge ja siis on teda kõige
siis on kindel, et ei tule midagi lahti vahepealsete jootmistel. siis vaatame, et ta jääks ilusti. Alustame siis terve selle nööpsi kuumutamisega, et kõik oleks ühtlaselt kuum. Siis ta tõmbab, joodis läheb sinna, kus on kõige kuumem, nii et siis ta tõmbab ilusti sellest kastiku küljest sinna nööpsi külge. Nüüd paneme happesse ja poleerime kivikastikku ja siis saame näidata kivi istutamist. Tavaliselt toodetakse siis kõik kivikastikud ära ja käib poleerist läbi, käib trumlist läbi ja kõik ilusti haljaks. Me teeme täna kirjeldatud versioonis natukene. Ja ma nüüd natukene poleerin sees. Pesen ta puhtaks. Et kastik peab ilusti särama. Et siis tuleb ka see kivi sära ilusti välja. Ja kiviks ei ole tegelikult kivi, vaid klassikaliselt kasutati siis klaasi, et lihvitud klaas helmed. Ja meie teeme täpselt sama. Ja traditsioonilisteks värvideks on siis sinine, punane ja roheline. Kivikastiku põhja puuritakse väike auk, kuhu siis see teemantlõikega see tipp siis sinna istuma jääb. Väike auk. Nii. Hästi paljud armastavad punaskivi ja ma arvan, et ma kasutan ka siis. Nii. Kivi surutakse siia ilusti keskel. Surutakse siia paikade. Väga palju jõudu ei tohi kasutada, äkki klaas läheb katki. Ja siis hakkad jõnksutades talle neid tippe peale suruma. Ja diagonaalis, et kui sa ühelt poolt surusid ära, siis paned surud teiselt poolt vastu natukene. Ja siis järgmised küljed ja samamoodi siis diagonaalis külg. Kuni ta siis hakkab kivile. Sest muidu lipsab või kivi paigast ära lipsata ja jääb näiteks risti. Ja siis sa selle rauaga surud neid servasid veel, et ei oleks teravad ega karedad. Et siis on nagu ehe käes fikseeritud või paremini hoitud, ja samas ei mulju teda, et tal on selline, saab pessa nagu suruda. Ja nii saigi meile üks nööpsile väike kivike. Traditsiooniliselt on nad muidugi väiksemad ja siis on ka 5 mm või väiksemad kivid, et suuremaid väga palju ei ole näha. Aga õppe videoks on tore suuremad.